Aastakümnete jooksul on teadlasi, kes Marsi uurivad, ikka ja jälle vaevanud üks küsimus. Kas on võimalik, et seal on kunagi elu eksisteerinud? Esmapilgul tundub see mõeldamatu. Marss on praegu külm ja kuiv maailm, mida pidevalt pommitab kiirgus ning millel pole peaaegu mingit atmosfääri, mis suudaks elu toetada. Kuid mida rohkem missioone sinna saadetakse, seda rohkem koguneb tõendeid, et sellel planeedil oli kunagi hoopis teistsugune lugu. Selle asemel, et otseselt otsida olendeid või fossiile, järgivad teadlased midagi palju lihtsamat. Vett. Sest vesi tähendab elu. Seega, kui suudetakse tõestada, et seal oli kunagi tõesti vett või leitakse isegi vaid jõe või järve jälgi, oleks see juba suur samm vastuse leidmisel ühele suurimale universumi mõistatusele. Sellest hoolimata on see üks pikimaid teaduslikke uurimisi kosmoseuuringute ajaloos. Ja tegelikult ei ole nende uurijad inimesed, vaid hoopis robotid. Need on kulgurid, mis asuvad maast tuhandete kilomeetrite kaugusel ja liiguvad aeglaselt Marsi punases kõrbes, kogudes samal ajal pilte, kive ja keemilisi andmeid. Aga kas nad on seal tõesti vee jälgi leidnud? Ja milliseid samme on Marsil veel teadlased astunud? Ja millised on nende tegevuste tulemused? Ja kõige olulisem küsimus on, kas inimene saab seal tõesti elada? Seda hakkamegi uurima. Aga enne kui alustame, ära unusta sellele videole meeldimist panna. See on meie sisuloojate jaoks väga oluline asi. Suur aitäh ja nüüd alustame. 2000ndate alguses saatis NASA Opportunity kunguri Marsile selge missiooniga otsida iidse vee jälgi. Aastaid liikus Opportunity üle laiade tasandike, ellujäämiseks rasketes liivastes piirkondades ja meteoriidikraatrites. See läbis üle 30 kilomeetri. Ja see oli palju kaugemal, kui insenerid olid oodanud. Oma teekonda jätkates leidis kulgur erinevaid kivimeid ja mineraale, mis viitasid sellele, et mõnes Marsi piirkonnas oli kunagi voolanud vesi. Kuid tekkis probleem. Kuigi on märke vee olemasolust, ei ole tõendid siiski piisavad, et öelda, et seal oleks kunagi kaua aega olnud järv või ookean. Võimalik, et toimus vaid ajutine üleujutus. Võimalik, et jää sulas vaid lühiajaliselt. Seetõttu otsisid teadlased veelgi kindlamaid tõendeid. Siin muutus väga oluliseks üks tohutu meteoriidikraater, mida tuntakse nimega Endeavori kraater. Orbiidil tehtud vaatluste põhjal on selle ümbruses tuvastatud savimineraale. Ja planeediteadlaste jaoks on savi väga oluline. Need mineraalid ei teki niisama lihtsalt. Tavaliselt moodustuvad need siis, kui kivid on pikka aega veega kokku puutunud. Lihtsamalt öeldes, kui on savi, on suur tõenäosus, et seal on pikka aega vett olnud. Kui Opportunity lähenes Endeavori kraatrile, hakkas vaade järk-järgult muutuma. Pärast aastaid, mil Opportunityt ümbritses peaaegu ainult tasandik, nägid nad lõpuks ka mägesid ja vanu kivimoodustisi ilmumas. See oli nagu uue peatüki avamine Marsi ajaloos. Kui kulgur lõpuks Endeavori servani jõudis, saabus ta kohta, mida nimetati Spirit Pointiks. Seda nimetati Spirit Pointiks austusavaldusena kulgurile Spirit, mis varem uuris Marsi teist poolt. Ja sellest asukohast nägi Opportunity selgelt Endeavori kraatri ulatust. Ja mis veelgi olulisem, Opportunity hakkas seal uurima mõningaid kõige kõrgemaid ja vanemaid kivimeid, mida ta kogu missiooni jooksul leidis. Siin hakkasid teadlased üha enam uskuma, et iidne Marss polnud sugugi selline, nagu me seda täna näeme. Selle asemel, et olla külm ja kuiv kõrb, võis seal olla piirkondi, kus oli piisavalt vett, et kujuneda keerukam keskkond. Ja mida rohkem Opportunity proove uuris, seda selgemaks sai, et Marsi ajalugu oli märjem, aktiivsem ja salapärasem, kui varem arvati. Kuid tõeliselt üllatavad tõendid ei lõpe sellega. Järgnevatel aastatel avastavad veel mitmed kulgurid märke sellest, et vesi voolas kunagi Marsi pinnal väga pika aja jooksul. Sellest hoolimata, kui Opportunity jätkas Endeavor kraatri serva uurimist, leidis ta midagi, mis veelgi tugevdas teadlaste kahtlust, et iidne Marss oli hoopis teistsugune kui see planeet, mida me täna näeme. See ei olnud jõgi ega järv, vaid hoopis jäljed veest, mis voolas kunagi otse maa all. Erinevates piirkondades märkas kulgur, et kivid ei ole kõik ühesugused. Mõnes kohas oli pinnas palju karedam. Kivid olid teravamad ja peaaegu polnud jälgi neist kummalistest ümmargustest mineraalidest, mida varem oli Marsi teistes piirkondades nähtud. See näitas, et iga planeedi piirkonna geoloogiline ajalugu on erinev.
ja just seal hakkasid ilmnema mõned kõige olulisemad tõendid. Üks esimesi avastusi oli suur kivi, mis oli moodustunud vanematest kivikildudest, mis olid kokku liidetud pärast väga tugevat kokkupõrget kauges minevikus. Opportunity uuritud proove analüüsides märkasid teadlased, et seal on elemente, mida varasemates proovides tavaliselt ei nähtud. See viitas sellele, et maa all võis toimuda protsess, kus vesi, soojus ja mineraalid olid pika aja jooksul omavahel mõjutanud. Aga veelgi tähelepanuväärsem oli järgmine avastus. Ühes kivimi osas oli õhuke valge joon, mis esmapilgul näis nagu tavaline pragu. Kui seda hoolikamalt uuriti, avastati, et see oli hoopis kipsiladestus. Maa peal tekib kips tavaliselt siis, kui vesi voolab ja jätab mineraale kivipragudesse, samal ajal kui see aeglaselt aurustub või liigub kivimi sees. Teadlaste jaoks on see väga oluline, sest see ei näita ainult, et Marsil oli kunagi vett. See näitab ka, kuidas vesi liikus planeedi pinna all. See on nagu tõend, mis on jäänud vanasse maa-alusesse torustikku, mis pole ammu enam pöötanud. Uuringu tulemused muutusid veelgi huvitavamaks. NASA uuringute kohaselt on märke sellest, et selles piirkonnas voolanud vesi ei olnud nii happeline kui teised Marsilt leitud veed. Ja kui see tõlgendus on õige, tähendab see, et Marsil oli kunagi piirkondi, mis võisid olla lihtsatele eluvormidele soodsamad. See ei ole veel tõend, et seal oli elu, kuid see on oluline samm eluks sobivate tingimuste otsimisel. Aja möödudes tuli aga ette veel üks väljakutse. Marsi talv lähenes. Kuna Opportunity töötas päikeseenergial, pidi see leidma koha, kus oleks piisavalt päikesevalgust, et selles süsteemid elus hoida. Seetõttu peatus kulgur ajutiselt kivisel alal, kus päikesevalgus langes selle päikesepaneelidele otsemalt. Külma hooaja lõppu oodates ei raisanud kulgur samuti aega. See jätkas pidevalt ümbritsevate kivimite vaatlemist ja analüüsimist. Ja siin ilmus taas välja üks Marsi suurimaid mõistatusi. NNN mustikad. Need ei ole puuviljad, vaid väikesed ümmargused mineraalide moodustised, mille Opportunity avastas esmakordselt planeedi teises osas. Alguses arvasid teadlased, et need on ainulaadsed ainult maandumiskoha piirkonnas, kuid kui uues asukohas nähti taas sarnaseid struktuure, muutus olukord. Need olid väiksemad, koostis oli erinev. Erinev moodustumine, justkui oleks nende loomise eest vastutav mingi muu protsess. Ja siiani uurivad teadlased endiselt, kuidas need täpselt moodustusid. Oluline on see, et paljud teadlaste uuritavad mudelid on endiselt seotud vee olemasoluga iidsetel aegadel. Pärast aastaid kestnud rännakut avastas Opportunity veel midagi, mis muutis teadlaste arusaama Marsist veelgi. Hele kivi, mis ei sarnanenud enamikega teistest. Pogutud proovide põhjal ja põhjalikul uurimisel selgus, et see kivi oli läbi teinud suuri muutusi. Pikaajalise kokkupuute tõttu veega oli mõnede mineraalide sisaldus kõrgem, mis on tavaliselt seotud savitekkega. Ja teised elemendid, mida tavaliselt leidub muutumata kivimites, olid madalama sisaldusega. Missioonimeeskonna jaoks oli see üks tugevamaid tõendeid, mille Opportunity kogu oma missiooni jooksul leidis. Pärast peaaegu 9 aastat Marsi pinnal hakkab pilt tasapisi selginema. Vana Marss ei olnud lihtsalt kuiv kõrb. On kohti, kus kunagi oli vesi, mis püsis seal kaua. On maa-aluseid lõhesid, mida läbis mineraalide rikas vesi. Ja on keskkondi, mis võivad olla eluks sobivamad, kui teadlased eelmistel aastakümnetel arvasid. Kuid mida rohkem vastuseid leitakse, seda rohkem uusi küsimusi tekib. Kui Marsil olid kunagi sellised kohad, kui suured need olid, kas oli iidseid, järvi või deltasid, mis näitaksid selgemalt vee ajalugu planeedil. Sellele küsimusele vastamiseks otsustas NASA saata uue uurija Marsi teise ossa. Rover, millel on kaasaegsemad seadmed ja ambitsioonikam missioon. Selle järgmine sihtkoht on koht nimega Jezero kraater. Piirkond, mida arvatakse olevat olnud iidse järve koduks miljardeid aastaid tagasi. Selles Marsi uurimise etapis ei ole enam küsimus, kas seal kunagi vett oli. Teadlased püüavad nüüd vastata juba palju suuremale küsimusele. Kui seal tõesti kunagi vett oli, kas seda oli piisavalt elutekkeks? Sellele vastamiseks peavad nad leidma paiku, mis püsisid kaua niisked ja millel oli stabiilne keskkond. Mitte need kohad, mis olid vaid korraks üle ujutatud ja siis kiiresti kuivasid. Üks parimaid kandidaate on Jezero kraater.
NASA uuringute kohaselt olid selles piirkonnas juba enne kulguri saabumist märke sellest, et see oli kunagi ühendatud Iidse järvega. Orbidilt on näha kujundeid, mis meenutavad deltasid, mis tekivad siis, kui jõgi voolab suuremasse veekogusse. Maal peidavad sellised kohad sageli setendeid, mis toimivad loodusliku arhiivina mineviku kohta. Seega, kui Perseverance'i kulgur saabus 2021 aastal, oli üks selle peamisi eesmärke uurida iidseid kivimeid, mis võisid säilitada Marsi veeajaloo. Kuid see missioon ei olnud sugugi lihtne. Kulguri ja selle sihtkivimite vahel asuvad Jezero laiad liivaväljad. Ja Marsil võib liiv olla sama ohtlik kui kuristik. Paljud teadlased mäletavad veel hästi, mis juhtus Spiriti kulguriga 2009. aastal, kui see jäi pehmest pinnasest lõplikult kinni ega suutnud enam liikuda. Nad ei taha, et see korduks. Seetõttu saadeti enne Perseverance'i edasiliikumist kõigepealt tema väike kaaslane, helikopter Ingenuity. Kosmoseuuringute ajaloos on see esimene sõiduk, mis on lennanud teise planeedi atmosfääris. Kui Perseverance liigub aeglaselt mööda maapinda, lendab Ingenuity liivatüünide kohal, et otsida turvalisemat marsruuti. See on nagu õhuluuraja, kes liigub ekspeditsioonimeeskonna ees. Selle kogutud teave aitas kulguril edukalt jõuda kivimiteni, mida teadlased on juba ammu soovinud uurida. Ja just seal hakkas ilmnema veel üks üllatus. Alguses ootasid teadlased, et enamik piirkonna kividest on moodustunud setetest, mis on pika aja jooksul vee all kogunenud. Kuid kui Perseverance võttis proove, selgus hoopis midagi muud. Paljud kivid olid pärit iidsest vulkaanilisest tegevusest. See tähendab, et enne kui Hiisiro järv tekkis, oli piirkonna geoloogia juba aktiivne. Oli soojust, oli magma. Enne kui kraater veega täitus, toimusid seal protsessid, mis kujundasid selle keskkonda. Esmapilgul tundub see halb uudis eluvormide otsimiseks. Lõppude lõpuks on raske ette kujutada organisme, mis elavad keset põlevat magmat. Kuid mida rohkem proove uuritakse, seda selgemaks saab üks oluline detail. Need vulkaanilised kivimid näitavad samuti jälgi kokkupuutest veega. Nende koostises on muutusi, mis tavaliselt tekivad siis, kui nad on pikka aega vedelikuga kokku puutunud. Lihtsamalt öeldes on olemas tõendeid, et kõigepealt toimusid vulkaanilised protsessid ja hiljem saabus vesi. See järjestus on väga oluline, sest kui vesi puutub kokku mineraaliterikaste vulkaaniliste kivimitega, tekivad mõned kõige sobivamad keskkonnad keeruliseks keemiaks, mis on seotud eluga. Maal elab palju mikroorganisme kohtades, kus vesi ja maa-alustest kivimitest pärit mineraalid kokku puutuvad. See ei ole tõend, et sama toimub ka Marsil. Kuid see näitab, et seal olid kunagi olemas mõned peamised koostisosad, mida selleks vaja oleks. Mida rohkem proove Perseverance kogub, seda laiemaks muutub teadlaste arusaam muistse Marsi kohta. See pole enam ainult jõgede ja väikeste järvede lugu. Järjest enam ilmneb võimalus, et seal võis olla ka suuremaid veekogusid. Võimalik, et seal olid järved, mis püsisid väga pikka aega ja võib-olla mõnede uuringute kohaselt isegi muistseid ookeane. See on järgmine suur peatükk selles müsteeriumis. Sest kui Marsil oli kunagi ulatuslik ookean, oleks see suur muutus muistse elu otsingutes. Maal, rannikud ja madalad merealad on ühed kõige aktiivsemad kohad elukeemia seisukohalt. Siia kogunevad erinevad mineraalid. Siin toimub korduv vee, soojuse ja erinevate kemikaalide vastastikmõju. Ja siin leidub ka mõned meie planeedi kõige rikkalikumad ökosüsteemid. Seega, kui Marsil oli varem sarnane keskkond, võivad seal olla paigad, kus oli suurem tõenäosus lihtsa mikroopse elu tekkeks. Viimaste aastate jooksul on selle idee vastu huvi veelgi kasvanud tänu uutele andmetele erinevatelt Marsi missioonidelt. Nende hulka kuuluvad ka Hiina Tianwen-1 missiooni vaatlused, mis andsid täiendavat teavet piirkondade kohta, mida peetakse kunagise iidse ookeani äärealadeks. Kuigi otseseid tõendeid elu kohta pole veel leitud, sunnivad avastatud geoloogilised tunnused teadlasi jätkuvalt tõsiselt võtma võimalust, et Marss oli kunagi märjem ja elurikkam, kui me kaua arvasime. Ja kui need kahtlused osutuvad õigeks, ei pruugi kõige olulisemad tõendid asuda planeedi pinnal. See võib olla endiselt peidus miljardite aastate tolmu, kivide ja aja all, ootamas, et järgmine põlvkond uurijaid selle leiaks.
kui Marsil on üks koht, mis näib olevat justkui valitud Iidse ookeani jälgede otsimiseks, siis see on Utopia Planitia. Esmapilgul on see lihtsalt lai ja vaikne tasandik Marsi põhjaosas. Kuid selle tolmu all võib peituda üks suurimaid vihjeid planeedi mineviku kohta. NASA andmetel avastas Mars Reconnaissance Orbiter varem, et Utopia Planitia piirkonna all on suur jääladestus, peaaegu sama palju vett kui Superiori järves, kui see üles sulatada. Seega, kui Hiina missioon Tianwen 1 2021 aastal Marsile jõudis, ei valinud see tavalist maandumiskohta. See on piirkond, mida on juba ammu kahtlustatud olevat seotud muistse veega. Missiooni hulka kuulus Zhurongi kulgur, päikeseenergial töötav kulgur, mille Hiina saatis Marsile, et uurida pinnast, kliimat, pinnaalust piirkonda ning võimalust, et see koht oli kunagi elamiskõlblik. Reutersi andmetel, kui Tianwen 1 sisenes 2021 aasta 10. veebruaril Marsi orbiidile, oli see Hiina esimene iseseisev planeetidevaheline missioon. Ja kui Zhurong edukalt Marsi pinnale paigutati, sai Hiinast teine riik pärast Ameerika Ühendriike, kes on suutnud kulguri punasel planeedil tööle panna. Aga teaduse jaoks on olulisem mitte ainult ajalooline saavutus, vaid see, mida kulgur maa all avastas. Marsi pinna vaatamisest üksi ei piisa. Miljardite aastate jooksul on tolm, liiv ja vulkaaniline materjal katnud paljud planeedi iidsed tunnused. Seega, kui kunagi oli seal rannajoon, rand või ookeaniäär, ei pruugi see enam pinnal nähtav olla. Siin muutus Zhurongi radar väga oluliseks. See kasutas maapinda läbistavat radarit, et saata raadiolaineid maa alla. Kui signaal tabab erinevat tüüpi materjali, peegeldub see tagasi kulgurile ja annab pildi maa all peituvatest kihtidest. See on nagu planeedi ultraheli. See ei näe vett otseselt, kuid suudab näha Marsi pinnal oleva pinnase ja kivimite kuju, struktuuri ja kihistust. Ja seal ilmus välja kummaline muster. Teadlaste avaldatud uuringute kohaselt leidis Zhurong maapõues kihte, mis olid kaldu ühes suunas. See ei näinud välja juhuslik. See polnud laiali, see polnud nagu tavaline liiv, mille tuul lihtsalt kokku kandis. See muster meenutas pigem settekihte, mis moodustuvad maarannikualadel, eriti rannaribal, mida lained ja vesi korduvalt tuhuvad. Lihtsamalt öeldes on võimalik, et selles piirkonnas oli kunagi rannik. See ei tähenda, et oleks leitud otseseid fossiile või elu. Aga kui teadlaste tõlgendus on õige, siis on sellel väga suur tähendus. Sest rand või rannajoon ei teki hetkega. Selleks on vaja vett, mis püsib ühes kohas. Vaja on setet, mida toob jõgi või voolav vesi. Vaja on lainete, tuule ja veetaseme korduvaid muutusi. See tähendab, et kui Utopia Planitia all nähti tõepoolest rannajoont, siis ei pruukinud Marsil kunagi lihtsalt juhuslikult midagi juhtuda. Võimalik, et seal oli pikemaajaline, stabiilsem ja dünaamilisem veekogu, võib-olla iidne meri või osa suuremast ookeanist. Maalil on rannikud eluks väga olulised. Siin kohtuvad vesi, maa, mineraalid, soojus ja energia. Siia kogunevad ka orgaanilised molekulid. Siin võivad toimuda ka keemilised reaktsioonid, mis on vajalikud keerukamate ühendite tekkeks. Seetõttu ei ole astrobioloogide jaoks võimalik iidne rannajoon Marsil mitte ainult suurepärane geoloogiline avastus. See on potentsiaalne sihtkoht iidse mikroobse elu otsimiseks. Kuid tuleb siiski olla ettevaatlik. See ei ole veel lõplik tõend, et Marsil oli tõepoolest ookean. Teadusringkondades käib endiselt arutelu selle üle, kui ulatuslik vesi planeedil kunagi oli, kui kaua see seal püsis, ja kas need moodustised, mida praegu näeme, on tõepoolest tekkinud lainete ja loodete toimel. On olemas ka alternatiivseid seletusi, nagu liivaluited, laavavoolud või muud geoloogilised protsessid. Kuid uurijate sõnul, kes analüüsisid Zhurongi andmeid, sobib muster paremini rannikusetetega kui teiste seletustega. Kuna kihid on kaldu ühes suunas ja nende struktuur sarnaneb maa rannikusetetega. Kui see on tõsi, muutub Marsi iidne pilt selgemaks. See ei ole lihtsalt planeet, kus kunagi voolas jõgi. See ei ole lihtsalt planeet, kus kraatrites kunagi olid järved. Võimalik, et seal olid rannikud, madalad mered ja kohad, mida lained pikka aega uhtusid. Ja mida sügavamale uurimised lähevad, seda kummalisemaks muutub lugu. Marss, mida me täna näeme, on vaikne, külm ja täiesti kuiv. Kuid selle punase tolmu all on peidetud kihid, mis on nagu vana raamatu leheküljed. Ja igal kihil on oma sõnum, et kunagi võis sellel planeedil olla voolavat vett,
oli randu, oli paiku, mis võisid olla elu jaoks vajaliku keemia koduks. Ja kui sinna on jäänud elujälgi, siis need ei pruugi oodata pinnal. Need võivad olla maa all, peidetud iidsete kivimite vahele. Kohas, kus kunagi lõid lained ammu kadunud ookeanist, on nüüd vaikus. Kõigi erinevate kulgurite kogutud tõendite põhjal tundub, et lugu on üsna selge. Oli iidseid jõgesid, oli järvi. On mineraale, mis tekivad ainult vee olemasolul. Ja on avastatud ka võimalikke iidseid rannajooni Marsi pinna all. Aga on üks probleem. Väga suur probleem. Kui Marsil tõesti oli kunagi nii palju vett, miks teadlaste arvutuste kohaselt ei tohiks see võimalik olla? Siin tulebki mängu üks planeediteaduse suurimaid mõistatusi. Nii-öelda nõrga noore päikese paradoks. Tähtede evolutsioonimudelite kohaselt oli umbes 3,5 miljardit aastat tagasi päikese kiirgus ja soojus palju nõrgem kui praegu. Ja kuna Marss asub päikesest kaugemal kui maa, on veelgi raskem seletada, kuidas vesi selle pinnal vedelana püsis. Lihtsalt öeldes ei olnud piisavalt soojust, et tekiksid järved ja ookeanid. Aga kui see nii oli, siis miks on nii palju tõendeid, mis viitavad sellele, et seal tõesti oli vett? See ongi mõistatus, millele teadlased on aastakümneid vastust otsinud. On mõned peamised ideed, mida jätkuvalt uuritakse. Esimene võimalus on see, et Marsi atmosfäär oli varem palju paksem. Kui iidne Marss sisaldas rohkem kasvuhoonegaase, võis atmosfäär hoida piisavalt soojust, et vesi püsiks vedelana pikka aega. Maa peal töötab sama põhimõte. See on põhjus, miks meie planeedil püsib piisavalt soojust, et elu saaks eksisteerida. Kuid sellel teoorial on ka oma probleemid. Paljude kliimasimulatsioonide kohaselt ei piisa ainult süsihappegaasist, et saavutada vajalikku soojenemist, mis seletaks kõiki nähtavaid tõendeid vee olemasolu kohta. Seetõttu otsivad mõned teadlased veel teisi võimalikke gaaside kombinatsioone, mis võisid kunagi aidata Marsil soojeneda. On olemas veel üks seletus. Võimalik, et soe kliima ei olnud pidev, vaid Marss võis läbida lühiajaliste soojenemiste seeriaid. Näiteks, kui toimusid suured vulkaanipursked või tugevad asteroidide kokkupõrked, võis temperatuur ajutiselt tõusta, jää sulada, vesi voolata ning tekkida mõned geoloogilised tunnused, mida me täna näeme. Kuid siiani pole teadlased kindlad, kas need lühiajalised soojenemised olid piisavad, et seletada planeedil nähtavat erosiooni ulatust ja settekihte. On olemas ka kolmas võimalus, et suure osa oma ajaloost oli Marss jäine maailm. Planeet, mida valitsesid lumi ja jää ning ainult aeg-ajalt tekkisid tingimused, mis põhjustasid sulamist. Selle mudeli järgi ei olnud Marss püsivalt soe, vaid seal esines perioode, mil vesi voolas taas enne, kui see uuesti jäätus. Praegu ei ole veel ühtegi teooriat, mis suudaks kõigile küsimustele täielikult vastata. Ja just seetõttu uuritakse jätkuvalt iga uut Marsilt saadud proovi ja andmeid. Arutelu muutus veelgi huvitavamaks pärast seda, kui Perseverance'i kulguri poolt uuritud kivimite ja saviladestuste kohta avaldati mõned uued analüüsid. On märke, et mõned geoloogilised moodustised võisid tekkida pikaajalise ja korduva vihmasaju mõjul. Kui seda suudavad kinnitada ka järgmised uuringud, võib see aidata paremini mõista, kui märg oli iidne Marss. Aga teaduses ei piisa ühest ainsast tõendist. Vaja on rohkem andmeid, rohkem proove ja rohkem analüüse. Seetõttu ongi väga olulised need kivimid, mida Perseverance praegu kogub. Iga proovitoru on nagu ajakapsel. See sisaldab teavet Marsi kliima, vee ja geoloogilise ajaloo kohta. Seda ei saa teada ainult piltide abil. Aastaid on NASA ja selle partnerid plaaninud tuua osa neist proovist maale tagasi, et neid saaks laboratooriumis üksikasjalikumalt analüüsida. Kuid nagu paljud suured kosmoseprojektid, on ka see programm kokku puutunud erinevate eelarve, kulude ja ajakava probleemidega. Seetõttu on tänaseni palju olulisi proove endiselt Marsi pinnal. Miljonite kilomeetrite kaugusel laboritest ja neid oleks võimalik palju üksikasjalikumalt uurida. Samal ajal on lõppenud ka Jurongi kulguri aktiivne töö, kuna see lõpetas suhtluse pärast enam kui aasta pikkust andmete kogumist. Kuigi see ei ärganud enam kunagi, andis see siiski suure panuse meie arusaamisse Marsi iidse ajaloo kohta. Ja samal ajal, kui tõendid Opportunity, Perseverance'i, Jurongi ja teiste missioonide kaudu aina kasvavad,
hakkab tasapisi kujunema üks pilt. me ei vaata enam planeeti, mis oleks alati olnud kuiv kõrb. selle asemel võime vaadata jäänuseid maailmast, kus kunagi voolasid jõed, olid järved ja võib-olla ka laiad mered. Maailm, mis on miljonite aastate jooksul tohutult muutunud. Suurim küsimus pole enam see, kas Marsil oli kunagi vett, vaid mis sellega juhtus. Kuhu kadus kogu see vesi? Miks kadus keskkond, mis oleks võinud toetada vedelat vett? Ja mis kõige tähtsam, kui Marsi iidsetel rannikualadel, järvedes või maa all tekkis elu, kas sellest võiks veel leida jälgi, mis ootavad avastamist järgmise põlvkonna uurijate poolt? Praegu pole meil veel kindlat vastust, aga iga uue kulguri, iga uue proovi ja iga uue missiooniga jõuame lähemale võimalusele vastata ühele kogu päikesesüsteemi suurimale mõistatusele.